Tere, ilusat neljapäeva. Mina olen Kristina ja mul on hea meel, et sa oled võtnud selle aja ja leidnud endas isegi julgust tulla seda teemat kuulama, sellepärast et mulle vahel tundub, et kuna see ei ole selline esmatarbekaup, et ma saaksin paremaks esinejaks ja et ma tahaksin minna lavale ja kogeda midagi täiesti uut ja teistmoodi ja, ja mugavustsoonist välja astuda, siis tihtipeale justkui pööratakse selg võib-olla sellele teemale enne, kui üldse julgetaksegi seda ühte kõrva selles teema suunas pöörata, et natukenegi sellest aimu saada või kuidagi ennast selles teemas siis ette kujutada või üldse ette kujutada, et sa teed selle ukse lahti ja lähed sinna teemasse ja uurima seda, et kust see siis tuleb, mis sind takistab, kas see on üldse mingi õpitud hirm või abitus kuskilt ühiskonnast, sinu lähedastelt, ümbertringi tuttavatelt või on seal tegelikult tohutu potentsiaal peidus, et mida sa ei ole lihtsalt julgenud ise avastada, et seetõttu on esimene julgustükk on tehtud, et sa oled seda teemat kuulama tulnud või kuulad järgi ja ääretult hea meel on sind siin näha. Nüüd ma küsiks alustuseks, et kui paljud on kogenud või kas sa oled kogenud, et sina küll lavale ei taha? Ja kui ma ütlen sulle, et iga päev justkui on tegelikult lava, siis mis sa sellest arvad? Ehk siis tegelikult sa oled oma laval iga päev. Ja kui sa oled seal päriselt kohal, päriselt iseendana kohal ja ka pearollis, mitte ei täida siis kõrvalosatäitja rolli või mingit väikest mõnda minutit siis pikas filmis, kus sa said seda eetriaega, siis tegelikult on sul ka ükskõik millisele lavale minnes see tunne täpselt sama hea ja loomulik. Jah, loomulikult see on natukene teistmoodi olukord. Sa oled kerges valgusvihus, aga see tunne või see, mis sind seal kannab, saab olla täpselt sama loomulik, täpselt sama oluline ja täpselt sama fookusega nagu igapäevaelus. Ja sellepärast ma küsingi, et kas sa tegelikult kardad iseennast või sa kardad kedagi teist? Sest see on hästi loomulik, et meil on erinevad hirmud, on mingid takistused, on mingid kogemused, millele me siis justkui ruumi jätame ja neid austame ja nendest lähtume ja laseme siis neid ennast juhtida. Selle asemel, et siis neist vabaks lasta, et ei oleks sellist klammerdumist sellesse, mis on olnud ja mida ma olen kogenud ja mida teised arvavad ja sellepärast on see natukene selline isiklik ja enesearenguga seotud teema ka, et miks ma täna siit nii-öelda kaugelt pihta hakkan, enne kui me järgmisel korral võib-olla jõuame päris selleni, et kuidas siis sinna lavale astuda ja kuidas selleks ette valmistada, siis ma näen, et see on ääretult oluline osa siin. Kui siin on see suurem osa tehtud, ehk siis sul on hea olla tegelikult iseendana, enda kehas, enda tões, enda sõnumites, sa inspireerid iseennast, siis see väike osa seal, et sa läheksid kuhugi lavale, tuleksid kuhugi Zoomi, astuksid mõnest uksest sisse, kus sa varem pole astunud. See on juba väike osa, nagu päriselt. Ja ma tõesti pean seda väga oluliseks, et see töö iseendaga, heas mõttes töö ära teha ja võtta vastu kõik lavad. See, kui sa astud uksest välja hommikul, see, kui sa lähed kontori uksest sisse, see, kui sa võib-olla osaled mõnel koolitusel, sul on kaamera sees, sa kasutad mikrofoni. Kui sa küsid töö juures võib-olla endale paremaid töötingimusi
räägid oma kaaslasega ausalt ja päriselt ja lähed ka mõnele lavale võib-olla oma lugu jagama päriselt ja ausalt ja see on kõige imelisem tunne üldse. Ehk siis see terviklikkuse tunne või see, et ma võin olla igal pool mina ise. Ja mulle hästi meeldib üks lause, mida ma päris tihti ka kasutan ja nagu sellise mantrana edasi annan, et sa ei pea olema keegi, et olla keegi. Kui paljud teist on võib-olla mõelnud, et oi, mina küll mingit kunstinäitust ei tee, et ma ei ole Picasso või ei, mina küll laulma ei lähe, sellepärast et ma ei ole siin Beyonce või et ma ei hakka kuhugi välja astuma või trügima, sellepärast et seal on juba nii palju inimesi ja mida nemad siis ei ole öelnud, mida mina siis tahan nüüd öelda või et kõik on justkui tehtud ja öeldud, aga ometigi oled sa siin maailmas, ometigi on sul mingid omad kogemused, mingid omad seiklused, omad põnevad hetked ja mitte kellelgi teisel need ei ole. Nii et see on see, mis teeb sinust unikaalse, ägeda inimese, kes saab puudutada ka teisi inimesi, sest meie isiklikud lood ja kogemused on need, mis kõige enam ühendavad ja puudutavad. Ma mäletan oma kõnelemise akadeemiast, milles ma osalesin, ühte härrat, kes oli finantsdirektor. Ta rääkis siis laval harjutades väga palju, väga toredaid asju oma tööst, oma teadmistest, jagas mingisuguseid seiku, aga ometigi see ei jõudnud nagu minuni ja ei jõudnud siis meie juhendajani ka. Ja siis ta hakkas teda heas mõttes töötlema. Ja kui siis lõpuks oma ala täielik tippekspert Saksamaalt tuli läbi sellest barjäärist, et ma ei pea olema siin selle maskiga või ma ei pea olema see finantsdirektor siin laval, vaid mina, kes muuseas on ka finantsdirektor, isa, vend, lihtsalt äge inimene, siis muutus see absoluutselt kõik ja tema lood muutusid ääretult huvitavaks, sellepärast et ta tõi päriselt sisse sinna seda iseennast. Ja ma lihtsalt tahaksin kohe alguses ära sulle öelda, et kui sa ehitad oma enesekindluse mingile fassaadile, ükskõik siis, kas igapäevaelus lihtsalt ringi käies või siis lavale minnes, ehitad selle mingile fassaadile, mingile maskile, mingile ekspertlusele ainult, siis see minu jaoks hästi shaky pinnas, millel kõndida. Sest eksperte selles vallas tõenäoliselt on teisigi. Ja maailmas tuhandeid, ma arvan, minusuguseid, kes siis sellel teemal võib-olla räägivad, inspireerivad, koolitavad, mentordavad, aga sellise energiaga, nende kogemustega, nende mõtetega, enda tõega, nende lahedate lugude ja selle isikupäraga, millega mina siis siin maailmas olen, suudan ma puudutada just neid inimesi, kes tahavad minu juurde tulla. Ja see on täpselt sinuga samamoodi. Ehk siis ka lavale minek on iseendana sinna minek ja kui ma selle läbi hammustasin mingi hetk mõned aastad tagasi, siis kõik muutus. Ma arvasin ka kogu aeg, et ma pean kellekski saama, midagi hullut saavutama, ära tegema, ma pean kõvasti nime tegema selleks, et ma üldse oleksin nagu lubatud mingile lavale ja sõna võtma ja arvamust avaldama. Aga sul on ametigi ju arvamus ja tõekspidamised ja sul on kogemused. Ja need on palju väärtuslikumad kui nimi või mingid tiitlid seal juures. Number üks hirm tavaliselt, miks inimesed kardavad sellist esinemist ja eneseväljendust, on teiste arvamus või see tagasipeegeldus või see tagasiside. Ja kui ma vahel siis küsin mõnelt koolitusel osalejalt või siis pikemas programmis, nendega saab tavaliselt sügavamiti minna nendes teemades osalejatelt, et aga kes on see teine, keda sa tegelikult kardad? Siis me jõuame tegelikult väga tihti selle hääleni siin peas. Ja võt see hääl siin peas on
on tegelikult sinu juhtida ja vastutada ja sinu muuta. Jah, siin võivad kõlada teistega laused või hääl või midagi, mis sa oled siis kogunud elu jooksul sellesama teema takjas olles. Ehk siis, kui sa midagi hakkad märkama ja endast arvama, siis sa hakkad neid arvamusi ka mujalt koguma ja need võivad kõlada. Minul näiteks kõlab vahel kellegi teise hääl peas. Midagi, mis ta on öelnud väga selgelt. Aga see keegi teine, kes sind takistab ja kes sulle kaikud kodaratesse loobib ja keda sa kardad, oled tegelikult sina ise. Sinu arvamus, sinu hinnang. Kas sa annad endale peksa pärast seda, kui sa midagi oled teinud või ei anna? Ehk siis sina oled see kõige hullem tüüp kõige ägedam tüüp enda elus ja kõige hullem tüüp enda elus. Ehk siis tegelikult see keegi teine on sinu peas ja kui sa selle läbi hammustad. Number 1 oli see, et sa lähed alati välja ja lavale igale poole iseendana. Number 2 on see, et see keegi teine on tegelikult sinu peas ja kui lihtsaks see mõnes mõttes siis muutub, et sa tegelikult ei pea kartma neid inimesi seal igal pool siin arvutiekraani taga ja seal õues ja kuskil saalis on ju, või koosolekuruumis, vaid ise ennast. Ja vot siin tuleb mängu see iseendaga tuttavaks saamine, enda väärtustamine, enda nii-öelda tõstmine. Küsimus kohe iseendale on see, et kas sa tunned ennast? Kas sa tegelikult tunned ennast, kas sa väärtustad ennast? Või väärtustad seda, mis sul on? Väärtustad seda, mida sa oled võib-olla läbi kogenud, elanud, mis teadmiseid sa oled kogunud, kuidas sa oled kokku pannud 1 + 1. See ei võrdu iga inimese peas 2, vaid võib võrduda mustmiljon erinevaid kombinatsioone. Ehk siis, kui sa võtad ühe killu siit, teise siit ja paned need enda kogemuse ja enda tunnetusega kokku, siis see tulemus ei ole mitte kunagi täpselt sama, mis kellelgi teisel. Nii et see sinu interpretatsioon või sinu see looming ongi kõige paeluvam asi üldse, aga selleks on vaja ennast tundma õppida. Mida sina tahad, mida sina vajad, katsetada, eksida. Sa saad tegelikult alati uuesti valida, sa saad muuta, sa saad katsetada ja liikuda niimoodi palju rohkem lähemal iseendale. Igasugune kogemus viib tegelikult lähemale iseendale. Ja kui sul on iseendaga hea, iseendana hea ja huvitav ja inspireeriv ja julge ja aus olla, siis sa oled ka väljaspoole suunatud samasugune. Ja võid sellele see vundament ehitada ja see nii-öelda tugev jalgealune on väga püsiv. Sest igasugused tiitlid lähevad ja tulevad. Eksperte on mustmiljon. Maske ka, paned maski ette, aga seal sees ei ole justkui nagu midagi, siis sa tunned ennast ise juba väikse petukotina seal laval või kus iganes sa oled ja see ei ole väga enesekindel koht, kus olla. Ehk siis see, kui sa ikkagi täidad ennast täielikult ja tunned ennast väga hästi, siis sa saad minna ka välja ja olla enesekindel oma väljaütlemistes ja laval. Ma tahaksin teha sinuga ühe väikese harjutuse. Kui sul on paber ja pliiats, siis võta endale 2 minutit ja palun ole täiesti aus iseendaga. Sa võid selle paberi hiljem miljoniks killuks rebida, nii et mitte keegi mitte kunagi ei suuda seda kokku panna ühtegi tähte ega kirjavahemärki sealt. Punktid, komad samamoodi 4 või 5 vähemalt. Aga et sa saaksid olla täiesti aus iseendaga. Mis on praegusel hetkel, täna, eile, võib-olla homme, midagi sellist, mida sa tahaksid öelda või mida sa tahtsid öelda kellelegi, aga sa ei ütle või sa ei öelnud. Miski, mida sa kogesid, vajasid, tahtsid, tahad, koged, vajad. See üks asi, üks mõte sul tuleb kohe see pähe. See on õige. Vahet pole, kas see on su tööalane, kas see on su eraeluline, kas see on, ma ei tea, mingi nõme naaber kõrvalt korterist, midagi, mida sa jätsid endale, aga tegelikult sa tahaksid välja öelda.
enda peas sa ütlesid selle iseendale. Pane see endale kirja. Hästi ausalt. Sina ise oled ka enda kõige suurem valevorst enda jaoks. Nii et meie ego, meie mõistus sõidab alati vahele. Lihtsalt toorelt, ilma igasuguste filtriteta. Pane see kirja. Sinuga ei juhtu mitte midagi. Sa saad natukene vabamaks lihtsalt. Ja number 2, see olukord ei pea olema eelmise olukorraga seotud. Aga see on justkui nagu action või tegevus. Mida sa teeksid, kui sa ei kardaks tagajärgi või hukkamõistu või sul oleks hirmu või sa ei kardaks, et sa valiksid valesti. Ühesõnaga, mis on see asi, mida sa teeksid? Kas see on ka võib-olla, sa jagaksid kellelegi midagi, kas sa läheksid kuhugi, kas sa, ma ei tea, vahetaksid elukohta, elukaaslast, mida iganes, mis see on, mida sa teeksid, kui sa ei kardaks tagajärgi, tagasisidet, ebaõnnestumist, mingit hirmu, mingisugust kahtlust enda sees, kellegi halba pilku, kurja tagasisidet, ühesõnaga, mis see on, mida sa tegelikult kohe praegu teha tahaksid? Said sa endale kirja midagi? nii armas, siin tuleb üllatus iseendalegi, jah? Ja. See on see ise siin ja ise siin ja ise igal pool, eks. Kõige suurem töö, kõige suurem väljakutse, kõige suurem rõõm, kõige suurem inspiratsioon, kõik asub siin selles samas kehas. Ehk siis, kui sa said endale selle kirja või kogesid või ütlesid mõnes mõttes välja, siis kas sa tundsid mingisugust energiat, mingit liikumist, mingit sellist avanemist, võib-olla isegi natukene tõmbas nagu hirmule, aga samal ajal seest justkui ikkagi miski avanes või sa said nagu ühendust mingi osaga iseendast. Ehk siis see on see mega oluline osa seal, et hakata seda vundamenti enda jaoks laduma, et kes mina olen, mida ma tegelikult ütleksin, kus see ausus on, kus see päris tõde on. Ja tihtipeale, kui keegi küsib, siis see tuleb kohe. Kui sa päriselt julged selle maski enda ees korraks langetada. Ma tean, et meil on turvalisem minna ja see korraks nüüd tagasi panna, aga jah, täpselt väga hea kommentaar siin, et tekitas küsimust, et miks ma juba seda ei tee, miks ma ei tegutse. Erinevatel põhjustel. Nüüd ei maksa endale peks anda selle eest, vaid lihtsalt selles mõttes, et see tuleb võib-olla uuesti järgmisel hetkel ja siis sa juba lähed. Aga lihtsalt seesama see ausus või see väike tõuge on alati hästi-hästi oluline. Sama oluline nagu aus enda vastu on koguda neid kogemusi, mis siis tegelikult sind tõstavad või olla nende inspireerivate inimeste keskkonnas, kogukonnas, hängida nende ausate ja päris inimestega, saada nii-öelda järjest rohkem ühendust läbi selle iseendaga, osaleda erinevates programmides, koolitustel, siinsamas kogukonnas, hingelt vaba kogukonnas või ka minu erinevatel programmides, kus on sellel aususel ja sellel
nagu sellel vundamendil hästi suur roll. See on hästi oluline osa selleks, et saada enesekindlamaks ja julgemaks. Ja selg läheks rohkem sirgu, et ma saan aru, kes ma olen, kuule, ma ei pea siia ette midagi panema. Tada, vaadake mind, onju. Mina olen mina. Alguses on natuke ebakindel, onju. Vähehaaval jääb järjest paremaks. Ehk siis mina ei usalda ainult neid tehnikaid, mida sa peaksid lavale minnes endale selgeks õppima, kuidas sa peaksid seal siis tehniliselt käituma, oma kehaga, mida tegema, oma häälega, mida tegema ja nii edasi, kui sa ei ole ära teinud seda osa. See on ainult siis nii väike osa seal juures, kuidas sa saaksid olla mõjusam, sättida asju nii, et sul püsivad need meeles, et sa oleksid kaasahaarav ja nii edasi. Aga see osa on hästi suur osa. See on mu isiklik kogemus ja see on päriselt viinud mind siia, kus ma olen praegu. Sest ma ei jagaks sulle seda, kui ma ei oleks seda läbi teinud ja elanud ja kogenud. Ehk siis see ausus iseendaga, enda tundmine, enda väärtustamine ja sealt edasi vähehaaval samm-sammult järgmiste lavade ja publikute poole. Hästi oluline muidugi on see harjutamise osa. Sa harjutad seda ausust, sa harjutad seda, et sa teed suu lahti, kui sa tegelikult tunned, et ma ei tea, kas ma tegelikult praegu ütlen. Samas nagu tung on, onju. Ehk siis see on täpselt see koht, kus selle tungile järgi minna. See hirm on niikuinii seal kõrval või see kahtlus, las ta olla. Aga kui sa sellest läbi lähed ja selle tungile järgi lähed ja lased endal selle sõnumi välja tulla, siis muutub kõik tegelikult. See hirm või see saab aru, et kuule, ma jätan sind nüüd rahule, sest tundub, et see sul ikkagi oli tõsi taga ja see oluline sõnum saab välja. Ehk siis võta julgelt seda ruumi, lase enda häälel kõlada ja ütle välja neid asju. Kui sa ei taha endale kõiki neid pingeid siia, eks mõnda hästi puudutab see, et ma ei taha midagi füüsilist endale, siis kui sul tuleb mingi sõnum siit seest ja on sulle väga oluline ja sa teda surud alla, siis sul tekivad siia piirkonda pinged. See on lihtsalt paratamatu. Tekivad ka hääldepinged ja siis sul on, kõik on pinges ja seda vähem sealt midagi läbi pääseb. Ehk siis harjuta. Kindlasti võta endale siit kaasa mõned praktilised harjutused, me saame teha ühe harjutuse veel. Leia see kogukond, kasuta võimalust, kui küsib su arvamust, kui Grete postitab midagi, küsib su arvamust, kirjuta kõigepealt, kõige lihtsam viis on tegelikult siis kirjalikult kõigepealt oma arvamust avaldada. Kui sul on võimalus Zoomis küsida, kommenteerida, kohal olla pildiga, häälega, siis tee seda. Sinuga tegelikult ei juhtu mitte midagi. Küsi enda käest, mida sa kardad, ütle endale kõva häälega välja ja siis see saab ära minna. Mida kauem sa seda peidad, seda rohkem ta seal mõnusalt mõnuleb ja sellest hirmust ja häbist ja kõigest sellest toitub. Ja sina oled ikkagi seal, kus sa oled, selles ühes kohas kinni. Et ütle see välja enda jaoks, see ka mind hästi toetab. Mida sa kardad ja siis mine lihtsalt sellest läbi. Pehmelt. Hoides ennast igal juhul. Kindlasti toetab sind päevik. Jälle see aususe küsimus ja samamoodi videopäevik, kus sa võtad oma telefoni. Ma räägin sellest söögi alla söögi peale, aga nii on, võtad enda telefoni ja räägid iseendaga. Jagad enda päevakogemust, jagad võib-olla tänase Zoomi kogemust, mis mõtte sa siit kaasa võtad. Lihtsalt jagad seda endale ja teed kas või näiteks nädal aega endale väljakutse, iseendale väljakutse, et ma nüüd iga nädal midagi jagan, kas enda päevast endale või mõnest mõttest või mõnest ausast mõttest, mida ma mitte kellelegi välja ei julge öelda, aga iseendale otsa vaadates julgen öelda ja siis kuulad seda ja vaatad, kui ägedat infot sealt veel läbi tuleb, mis sa tegelikult tähele ei pane vahel. Ja mis on veel hästi oluline, on sõnumile fokusseeritus. Me rääkisime sellest, et sa ei saa minna lihtsalt selle maskiga või ainult ekspertusele tuginedes või mingi fassaadiga välja, vaid seal peab olema see sõnum, sina ise ja see, mis sind puudutab. Ehk siis Eric Edmeades, ka minu juhendaja on öelnud väga kenasti, et sinu sõnum peab olema olulisem kui sinu ego. Ehk siis see, mida ma tunnen, see, kuidas ma välja näen, see, mida teised must arvavad, see kõik on ego, eks. Need hirmud, need takistused.
aga sul on nii oluline sõnum ja nii oluline kogemus, millest võib-olla siit samast grupist keegi naine nagu saab täiega kui mingi heureka ja tunneb ennast nagu ülihästi või muudab midagi enda elus või lõpuks teeb ära midagi, eks, mida ta täna siin välja ütles, aga tekitas küsimust, et miks ma juba tegutsen, onju. Et alati toetab see, kui sul on see sõnum ja sa hoiad seda fookust. Sellest ma räägin kindlasti ka oma erinevates meistriklassides ja koolitustes, kuidas sa seda siis selle sõnumi leiad ja mis see sinu südame hääl on ja kuidas siis sellel fookust hoida. Aga see kannab sind, mitte miski muu ei kanna. Kõik muu on siuke lopergune. Sa võid selle esinemishirmu alla suruda, aga ta tuleb ikka. Aga kui sa lähed täielikult seda suunda, siis see toetab sind väga-väga palju. Iseendana, ausalt, päriselt ja oma sõnumile keskendudes. Mul on üks väike harjutus sulle veel. Palun pane kirja enda jaoks, mis sõnum on hetkel aktuaalne või tähtis või oluline sinu jaoks, sinu sees, mõni kogemus, mõni taipamine, mõni läbielamine, midagi, mida sa võib-olla lugesid, mis on tähtsam kui sinu ego ja sina. Mis on tähtsam, mis on oluline jagada, oluline edasi anda. Nii nagu sa jagad tegelikult vahel oma sõpradele, et tead, mis ma lugesin, sa pead sellest teadma või tead, mida ma kogesin just, tead, mis juhtus. Et ma arvan nii või nüüd ma sain lõpuks aru mingist asjast, mis on see üks sõnum, mis on tähtsam kui sinu ego. Sul on kindlasti olemas. Tavaliselt on see ka sinu südant puudutav. Nii nagu siin kommentaarides juttu on, et vahel on hirm olla haavatav, et kui ma hakkan siis oma lugu jutustama ja kuidagi väga selliseks isiklikuks ja õrnaks muutun, et siis äkki ei võeta mind tõsiselt. Kas sina võtad ennast tõsiselt? Kas see on piisavalt oluline tegelikult? Kui see on oluline sinu jaoks, siis see võib olla oluline ka päris mitme teise inimese jaoks. Sest tegelikult me vahel oleme nii isekad ja nii egokesksed, et me arvame, et kõik keerleb ainult ümber enda, ainult minu ja minu elu ümber. Aga tegelikult oleme mõnes mõttes siin ka sellised raadiosaatjad, kes võtavad vastu mingit olulist infot, elavad läbi mingeid olulisi kogemusi, mida nad nagu omakorda peavad justkui ka edasi andma. Ehk siis see sõnumile keskendumine on hästi oluline. Päris iseendana autentselt saab ettevõtlus olla nii loomulik ja lihtne, ütleb Peeter. Ja see on tähtsam kui sinu ego, see on sinu sõnum. Jah. Ja kui seal taga on ka mõni kogemus, mõni lugu, mõni lahe taipamine, see ei pea olema aastatepikkune kogemus, siis go for it. Jaga kohe esimesel võimalusel täna. Kirjuta kas või mingi väike postitus või tee mingi väike story ja sa ei tea tegelikult kunagi, kui paljusid see puudutab. Mis siis, et seal ei ole võib-olla 10 000 laiki või share imisi, et inimesed tihtipeale ei panegi neid südameid sulle, kuigi nad tegelikult tunnevad, et issand, see on nii äge, mida sa jagad. Ma saan ka vahel kommentaare, et sul on ikka nii ägedad story'd ja nagu nii lahedad mõtted ja ma nii puudutab see, mis sa teed ja nii edasi. Ja siis, kui sa tegelikult nagu oled neid teinud, siis sellel hetkel ei ole sealt midagi tulnud. Ehk siis sa kunagi tegelikult ei tea, sa lihtsalt pead uskuma, et see tegelikult puudutab teisi inimesi. Sest kui see puudutab sind, siis see puudutab ka teist. See emotsioon on see, mis puudutab. Minu hästi suur missioon on sellist aususe ja eheduse kogukonda kasvatada, et see on olnud minu teekond ja ma tegelikult tahan inspireerida võimalikult paljusid seda tegema. Ja mida rohkem sa julged tulla ka välja, ehk siis justkui publiku ette, seda suuremat hulka sa saad inspireerida. Ja seda rohkem saad seda ise tagasi, et see on see lavale minemise mõte, et ega see lava ei ole eesmärk omaette, vaid pigem on see selline julge eneseväljenduse kaasprodukt. Ja
ja ma väga loodan, et ma sain sind täna natukene inspireerida, natuke mõtlema panna ja sellise ausa ja julge eneseväljenduse teemadel jätkan ma ka edaspidi. Kui sa oled mõnest kursusest huvitatud, siis anna kindlasti märku, võta minuga ühendust ja võid kirjutada mulle Messengeris või saata e-kirja kristina.sambre@gmail.com ja anna märku lihtsalt, kui see teema sind päriselt puudutab ja vaatame, kuidas me saame siit sinuga koos edasi liikuda, aga ma loodan sinuga kohtuda ka siin novembris. Me saame võib-olla minna natukene konkreetsemaks, kuidas siis ühte esinemist võiks ette valmistada, mis sind võiks toetada selles. Ja kui sa oled mõnes kollektiivis või kuskil koolis, kus sa näed, et tegelikult sina tahaksid ka selle ausa ja eheda ja julge kogukonna kasvamisse panustada, siis võid ka julgelt minuga ühendust võtta ja mind esinema kutsuda, et ma hea meelega tulen ja jagan seda, mida ma olen kogenud, õppinud ja mida ma sinult alati ka tagasi saan siit omakorda, et me tegelikult koos käime seda teekonda ja õpetame üksteist. Nii on ka minu kliendid ja koostööpartnerid alati õpetavad ja see on vastastikune, et aitäh sulle, et sa täna siin olid ja nii aktiivselt kaasa mõtlesid ja panustasid ja kui sa vaatad järgi, siis olevad tervitused sulle ka ja ma soovin sulle julgust olla päris ja olla aus. Ja kui sa oled valmis jagama siia chati veel mõnda mõtet või siis järelvaatamise korral siis postituse alla kommentaaridesse, siis mida sa tänasest ühe mõtte või lause või sõna kaasa võtaksid, mis sind kõige enam puudutas? See oleks hästi huvitav teada, mis inimestele kõlama jääb, erinevatele inimestele kõlama jääb ja need kõik, kes kaasa siin on kulgenud, saavad ka jällegi võib-olla kinnituse või mingi täienduse sellele, mida nemad on siis kaasa võtmas või kaasa võtnud. Mis oli see, mis täna sind kõige enam puudutas? Ütle endale kõva häälega välja, mida kardad. Sinu sõnum on tähtsam kui su ego, et see väga puudutas. Ja see ego tuleb vaikselt ja vaikselt vallandada järjest rohkematel päevadel ja hetkedel enda elus. Et jah, ta tahab meid elus hoida, aga me püsime tegelikult elus ka ilma egota. Väga head mõtted, aitäh, Lauren ja Maarja. Märka oma hirme, mis peidavad end. Ja väga hea mõte ja kes see kriitik on siis, kes sulle muudkui hagu alla annab ja sind peksab selle eest, et see välja ei lähe ja siis peksab selle eest, et see välja läksid ja pigem see endaga sõbraks saamine on, ma arvan, minu jaoks ka jätkuvalt kõige suurem märksõna, mis kannab ja mis ma ka tänasest jälle siit ise ka kaasa võtan, et eks meil kõigil on neid päevi, kui me tunneme, et I don't like you at all ja siis jälle järgmistel päevadel on nagu vau. Ehk siis ma väga soovitan tõesti teha rääkivaid videosid, story'sid, kõike seda, sest hiljem on nii huvitav vaadata seda, mis sealt tagasi sulle vastu vaatab, mida sa muidu isegi tähele ei pane, kui sa oma kriitika meile korraks kõrvale jätad. Aitäh sulle selle tänase pooltunni eest ja astu julgelt oma elulavale, vähemalt julgemalt kui enne selle koolituse vaatamist siin täna.